vedas praegu. Nüüd on vaja puid langetada. Oleks vaja küll. Kuna see on ikkagi teltimisala. Saared ja parklas on vahe. Ainuke, mis on lehte läinud. Noh, kass ka seal. Okei, sangleb ka. Saar ja tamm võtavad aega. Võtavad rahulikult. Aga grill hakkab tööle. Korraliku okaspuu grilli. Nagu ikka. Kes tahab korralikku õiget asja, peab lehtpuu ise kaasa võtma. On. Assa raks. Vot kus sellega oleks pidanud kogu grilli selle peale panustama. Vaid lõpp. Nii hea ka veel. Aga seal kuuris sa vaatasid, seal ei olnud, jah? Seal olid ainult need brussi. Mingid loojupid ja männi mingid pakud. Veokaga on siia siis loodud pandud valmiseks, siis hooldusmees käib ja lõikab siit juurde aeg-ajalt. Kõike korraga ei maksa, jah, omast kehast tean valmis lõigata, et siis nad korraga ka ära kasutatakse. Et Jaani tuli ja ongi tehtud. Aga siin on tore asi, mida ma pole enne näinud. Üldse siin on teistmoodi natuke, see ei ole need uuemad standardi järgi majakesed, aga siin on kätepesu värgindus on ka seal. Pimedas ei võta enam. Mis tore on see siin, et grillid on vastu maad. Et tihti peale on nad õhus ja kui sa talve ajal oled, siis sa ei saa jalgu üldse soojaks. Et siin on nagu grill on vastu maad. Saad sooja algusest kohe minema jalgade juurest. Vot siuke värk, lind laulab ja puu kasvab ja siin on üks kohalik kass ka kuskil. Jooksis minema. Aha, seal silmad paistavad. Näe. Tule võtta Gruusia šašlõkki. Nii, Soontaga platsilt läksime ära. Hommik metsas. Siin on siuke väga äge nõlv läheb üles. Ja mingi lehelind. Hakkas hommikul jõledalt pahandama. Siin jamas selle puu otsas. Tuleb üles tõusta. Kell on 7 läbi 15 minutit. Esimene soundcheck oli hommikul kell 5:07. Kell on 7:05. Ja tuleme meie magamisonnidest välja ja mis siis toimub? Öösel on kukkunud kuusk täpselt 2 vahele. Püha püstal, kumbki ei kuulnud isegi. Selline tore ilus päikseline hommik. Ja väike Emajõgi on siit 700 meetrit umbes. Ja Soontaga. Jah, Raplamaa piiril Pärnumaal on Soontagana. Siin on Soontaga.
siin on vahva leid, Tarmo leidis siin sellise asja kuuse küljes. Samblapallid oksa küljes. Väga põnev. Vot siuksed väiksed elemente, see alus taimestik on siin suhteliselt rikkalik sellise metsatüübi juhtu. Ja muidugi need puud on ikka siuksed, mida Lääne-Eestis ja Raplamaal ka enam ei näe. Mitte ühtegi põhimõtteliselt. Mõni või üksik võib-olla, aga siin on neid nagu ridamisi, neid männid on väga võimsad, jah. 300 aastani välja lähevad. Soont taga matkarada siis. Mis see pikkus oli matkarajal? 3 kilomeetrit. Boss ütles 3 kilti. Kui ära eksite, siis ja seda habesamblikku on siin meeletult. See untsamblik. Puhta õhuvärk. Selline vahva nõlvadega, kõrgete nõlvade ja orgudega on see matkarada, eriti kui raja pealt natuke kõrvale astuda. Seal on, näed, päkapikud on ka olemas, täiesti reaalne. Seal, et väga selline ürgne äge mets on. Ja väike oja, mis oja nimi oli? Praegu ei tule vist, sul on foto peal. Ja kui siinpool on selline võimas laanemets või soont taga oja ongi siis, jah. Et selline valdavalt okasmets siis. Teisel kaldal on siuke luht ja siin on all lepik, et hoopis teine rikastab seda kooslust siin siis. Ja siin on kobras sees. Mäkra nägi meile siin matkaraja peal ja selle sama oja luha peal natuke sealpool oli keegi liikus veel, mingi suurem loom, kas oli kits või põder, ei saanud aru, põõsaste vahelt korra vilksatas siuke rahuliku liikumisega. Kõik pinnad, mis vähegi kasvuks sobivad, on siin hõivatud, et erinevad liigid proovivad tüvede peal vees ka kasvada. Ja et võtta matkarajast rohkem, siis igal juhul ju natuke jões ka liikuda. Ja seal on ritsiklind, jõe või metsritsiklind, mis ta oli, teeb ritsika häält, jah. Väga põnev jällegi. Veel üks puu on otsad andnud üle jõesid. Ja siin lepp näiteks näeb võimalust, et täitsa okei jänesekapsas sõnajalad. Siin on üks ta on haap ka. Ja paju ja ühel tüvel on 3 erinevat puud üritab kasvama hakata. Täielik Eestimaa džungel. Mis ritsiklind see oli? Mets või jõgi või? Siin on ornitoloog. Siin on teine tunne, jah. Nii et väga soovitame siis. Siin vägev veski olnud ja veskikivid ja karbid ja saareke ja 38 kilovatti võimsusega saeveski, villaveski. See on pesupäev. Viljaveski. Ja see on lups. Ja. See on trumlis nagu.
sihuke inimpesumasin. Opadi, kolmapäev ja 3. öö nädalas, nädala 3. öö õues. Lähme Soosaare torni magama siis täna. Et soo on küll selline, kõlab nagu sääsed, peaaegu sama tähega hakkab. Ja eks ta sääsemagnet on, aga kuna ma olen ikkagi seal circa 4 meetri kõrgusel magan, siis ja täna on natuke tuuline ka, siis väike lootus on, et äkki ei ole hullu. Linnud tõmbab koomale see avarus siin ümber ja kohe lõpeb see tee ka otsa. Nii. Ja rada läheb aina kitsamaks. Selline vahva metsarada läheb siis preeriakojast või tuleb õigemini preeriakotta ellujäämisõppe rada. No nii, soo avarus ja torn ja kõik mängus. Et siin on siis tühi püstkojaraam, mis talvel oli veel oki-toki ja siin kuuseokstest siuke katusealune mõnus. Eks see oli siuke talvine laagripaik ja sinna torni läheme üles magama ja siin on soo algavad. Selline korralik Pokuland hakkab siit pihta. Nii, kui meil siuksed orgus ja mägesi ei ole siin, siis Raplamaal siis tuleb ise teha. Ehk vaatetorn. Siin üleval on juba tunduvalt vähem sääski, nii et paneme ämmoki siia selle männi ja selle posti vahele ja setime siis edasi. Nii, voodi sai üles. Sääsed ikkagi pinisevad siin. Aga kuna mul on võrk pea kohal, siis see mind väga ei sega. See on põnev, mis hääled siit öö pakub. See on alati kõige põnevam osa, sest näha õnnestub harva. Aga hääled on ju ülipõnevad, et nende järgi saab siis jätta fantaasiale veel ruumi ja nuputamist ja kõiki asju. Et see on nagu tore värk. Ja läheb siit täpselt lennukoridor. Siit nad hakkavad siis uhama üle nepid, metskurvitsad. Okei, nii üks asi veel tänasse õhtusse on hambapesu. Ja hambapesuks on meil vaja kaseoksa. Kaseoksast teeme siis hambaharja. Me siis niimoodi, et koorime selle kaseoksa ära, lehed võib midagi ära süüa. Ei ole enam kõige parem maitsega. Vahetult siis, kui nad just lehed, üliõrnad esimesed lehed, esimese päeva, teise päeva lehed on kõige maitsvamad. Nüüd ta enam nii hea maitsega ei ole. Aga hambahari saab sellest asjast siis niimoodi, et selle pulganärid aegselt ära. Kask sisaldab xülitooli, mis on ka jenki nätsus hammaste tervisele ja haine. Ja vaikselt närid selle pulga pehmeks, nii-öelda pintsliks või hambaharjaks. Ja siis harjad sellega üle veel hambad. Ja see närimine ise on juba hambaid puhastab. Selline pintsel.
kolmas päev sääskedega. Tuleb vist tunnistada, et siin soos on natuke rohkem sääski, kui oli soondagas, eriti seal metsa all oli neid kõvasti vähem, kus me ämmokitega olime. kõik on tore. Kaselt võiks võtta praegu ühe asja veel, võiks panna tuletaela tossama siia, mis natukene sääski peletaks eemale kindlasti. Saame ilma hakkama, ei ole hullu midagi, sääsepinin käib suve juurde, see suve romantika puhas. Et see on olnud ju meiega aasta kümneid tuhandeid. Ilma selleta elada on veidi veider, inimesel isegi peaks olema. Kui sa sääsed maha jätad, hulluks läinud või? See on see keskkond, kus me oleme väga hästi hakkama saanud ja kui me täna ilma sääskedeta elame, siis me oleme kuskile nagu lost veidi. Justkui ehk et keskkond, metsik keskkond muutub meile aina rohkem ebameeldivaks, talumatuks, siis me aina vähem ka mõistame empaatiliselt või me ei taju teda enam kodukohana, et ta on mingisugune ressurss parimal juhul. No nii, kell on mingisugune 11 paiku äkki või ja hakkame siis und ootama, loeme mõned leheküljed raamatut. Sorry, nii, Gestapo. Hakkame lugema raamatut Kõikide asjade koidik. Tea, kas jääb peale või? Öös orr soristas, siis on taevasikk ja siis metskurvitsad. Aeg-ajalt lendavad veel üle. Ülejäänud on kõik vaikus. Päris nii naatsa ei maadlema. Kuskil sind võras on nüüd. Sookured panin just korraliku pasuna ja lõin luugid lahti ja vaatan, et päike on juba männiladas siin. Kell 4.29 tõusis. Kell sinna kanti ongi, et valgustab algul ladvad ära enne tõusu juba. Vist peaks latva valgustama. Sealt paistab päike isiklikult ka juba. Tere hommikust päike ja said ka luugid lahti. Ma olen juba öösel mitu korda lindidega siin rääkinud juttu, et pidi ilus päev tulema, tule vaata muidugi. Vot siis, kolmas hommik. Ämmokis ärgata on tore. No nii, algab päev. Hambari, raamat, saapad. Ja päike. Nii, kell hakkab 7 saama ja tulin tornist alla.
täna siis selline, et sai öö veedetud ja üsna palju öösel luuke lahti tehtud ja kuulatatud, kes räägib, sest öö räägib praegu vägevalt veel. Et eks siin, kui pesitsusaeg ja territooriumi valve korrad nagu mööda saavad, et siis jääb ka see öö veidi vaiksemaks ja uued sõnumid on siin äkki sügise poole hoopis, kui põdrad hakkavad pulmi pidama näiteks. Aga sinna on aega ja eks seda laulu ikka jätkub suvesse ka. Ja ka põnev oli ja nüüd kodu poole järgmiseni ehk siis täna õhtul juba uued ööbimised, uued lood. Ilmselt Ämmokisse enam ei lähe, et teeme siin hoopis Preeria kojas nüüd püstkoja ööbimise täna öösel. Muki, opadii. 4. öö siis väliööbimine ja täna kolime siia. Tegi vingerbussi. Täna kolime siia tõlki ja läheme sisse. Läheme tuppa. Tuli põleb telgis ja võtame asendi sisse. 4. väliööbimine siis täna. Ja no ei pidise, ei irise mitte keegi. Siis läheme astume õue, vaatame, mis seal juhtuma hakkab. Nii on hea kohe näha, kui sääsk tuleb. Nii. Ja tiirutavad. See ei ole nagu paratamatus, millega tuleb igal juhul leppida, et juba on käed puhtad. Minuga koos tuli neid sisse umbes 10 tükki, aga peaksid iga hetk laevast lahkuma. Ei ole see ätski, võtame teise käega üle. Oota teise käega üle. Opadi ilus. Võt nii, nüüd tipis siis see probleemi väga ei ole. Eks ma saan öösel ka veel ülekannet teha, kui selle ma lasengi sellel tulel lasen lihtsalt ära põleda. Ja ega ma rohkem tuld alla ei pane ka. Sellest peaks sääskede vastu piisama küll ja veel. Et selline lihtne elamu tänaseks siis. Aga ega Preeria kojas ongi, kõik tipid on rustikaalsed, lihtsad. Et selline valge mehe tuba moodi ta ju ei tohiks välja näha ju. Pole nagu asjal mõtet. Siin on väike põrandaga ka. Ja siin tuld sees ei ole praegu. Kõikide asjade koidik. Null sääske on meil maapidamises. Et väga vaikne ja rahulik. Ei tüüta mitte üks sääsk. Pipi olemus on see, et tal on süda, mitte protees. Ehk elav tuli, mitte mingisugune küttekolle või ahi raudkamakas. Et ilma stimulaatorita. Et siis on ka sääsed läinud ja siis on kõik see elu ja olme ja vaimsus siin nagu originaal. Küsime Kase käest hambaharjaga.
paarkümmend lehekülge raamatut ja magama ära. Ja tööd. Hommikut jälle. Kell on 6:30. Ja aeg jalad alla võtta jälle taas. Vaatame, mis õues toimub. Teeme tule alla. Hoppagi, väike paistab, vihma saab. Tore on, aga vikerkaart ei ole. Rööbik laksutab ja öösorr vist ka soristab. Nii, aga täna siis on juurtaöö. Oli kena kuppel. Klaasi ja no see on ikka peaaegu tuba, aga ikkagi ainult kangas lahutab maailmast. Nii et kõik hästi. Siia kerin kummuli. Magamiskott juba ootab siin. Ja väga tore, hea tööd. Kuki-muki. Ja et kas juurtas on sääsed? No kuula. Tundub, et ei ole. Eks ole. Nii et sääse vaba. Ei pea muretsema. Tere hommikust. See heli, ei tea, kas kaamerasse jääb, aga selline suhteliselt tuulevaiksel ilmal metsas selline kohin, see peaks viitama mingile hoovihma laksule, mis peaks tulema varsti. Padii, siin on kask mingil põhjusel ennast pikali visanud, aga praegu peaks olema kasetoht lahti, nii et võtame siit, katsume koort saada ja teha mingisuguse korvi, sest täna on sünnipäevale minek ja äkki sinna korvi sisse mingisugune vägijook näiteks panna. Nii, hakkab looma korvike ja hakkas vihma sadama ka, nagu lubatud, haavapuud ja mets kohises vastavalt paar tundi tagasi. Hakkan sadama. Ja hakkas. Ja korv tuli paus. Täpselt paras. Lähme keerame magama. Juurtaöö. Teine juurtaöö tuleb. Ööbik paugutab. Väga ägedalt paugutab. Kõrk ja roolind peaks olema siinpool tiigi peal. Ja seal juurta taga ööbik. Meie kerime võitu ära siia. Palhadiini alla magamiskotti. Oppadii ja ongi 7. ööbimine kätte jõudnud.
et 2 siis Soontaga RMK matkaraja ääres, siis Preeriakoja ellujäämise õpperaja kaugemas nurgas Soosaarel, tornis Ämmokis, siis 2 ööd, siis 1 öö Tipitelgis Preeriakojas ja siis 2 ööd Mongoolia juurtas. Ja nüüd siis tuleb 7. öö, tuleb Rabas. Lähen Rappa rippuma ja loodan toredat hommikut, varajast ilusat päiksetõusu. Ja eks näis siis jah, mis pakutakse. Peab tõde tunnistama, et ei ole Rappa jõudnud, jalga tõstnud alates jüripäevast, võib-olla 6 aega ei ole käinud, et seda Räätsa rahu hoidnud, et ei ole matku korraldanud, ei ole ka ise ka nina pistnud, et lasta siis inimpelglikel lindudel toimetada ja rabal üldse puhata sellest tallamisest ja nii edasi. Aga täna siis katsun minna niimoodi tähelepanelikult, silmad lahti, et kui keegi kuskilt lendu tõuseb, siis püüan mitte häirida ja edasi liikuda ja ööbimiskoha katsuks ka vaadata niimoodi välja, et jälgin seda ala natukene aega, 1 veerand tundi vähemalt, et vaatan, mis liiklus seal on. Kas võib olla linnupesi. Proovime teha niimoodi, et lambad söönud, hundid terved. Soovõilu Ülte-Meri on väga vahva praegu. Ja murakad ka õitsevad. Nii et õige pea on siis saada magusaid sookailumarju. Selline oli murakamarju. Aga raba näeb uhke välja. Päike loojub kuskile sinna. Kõik on tore. Täielik vaikus praegusel hetkel. Ei ole mitte üks piiuks, nagu ütles Nukitsamehes Vanaheit. Nii, raba peal on loojang. Tundub, et meil oli see Firli Stringsi keegi 3. tulnud on me vahele. Sookured ka kolmekesi. Need võiks öösel või õhtul unelaulu laulda küll mulle. Mulle tundub, et siin nende mendide vahel mingit liikumist ei ole. Olen tükk aega seda riba jälginud, et siin äkki ei ole kellegi pesa. Aga viimane piisk päikest ja pakib kokku. Ja mina pakkisin lahti. Ja lähen sääskedest kohe siia peitu ära ka. Selline seis on praegu siis sääskedega. Rabas neid ikka jagub. Õnneks see on harjumise asi. Harju ära ja pole ikkagi hullem. Kena loojang. Vaeva kasest saame ka. Kask on kask ja
ühe hambaharja endale. Kell on 22:10, aga ega väljas ei kannata olla. Lähme tuttu ära, sellepärast et sääskedel on mingi plaan ja see plaan ei sobi üldse minu plaaniga. Saapad sookailu alla ööseks ja loodame, et sadama ei hakka. Oppai. Selline vahva öösorri jõrin käib. Lisaks sääselaulule ja lisaks kägudele. Ja nüüd tuleb üks lennuk ka. Muidu on päris vaikne. Hoppadi. No tasus vist tulla rappa ikkagi. Et väga imeline hommik on, jah. Kell on 4:23. Päike on tõusnud. Kiurud laulavad. Tedred. Kõigepealt lõpetas öösorr. Nüüd tundub, et lõpetasid tedred päiksetõusul. Ja kägu alustas. Kiurud. Metskiurud vist on kõik, kes siin sädistavad. Nii et tore varahommik, uue nädala algus, esmaspäev ja väike täpsustus. Tedred siiski ei lõpetanud, jätkavad, aga kohe peaks siesta tulema.
ja muidugi parima plaadi panid peale sookured, nii et seega väga, väga tore. Aga minu voodi, ma arvan, et ma panen nüüd voodi kokku, hakkan liikuma, tahaks juba näha, kuskil varjus vaadata, mis kaadrid õnnestus ära tuua täna. Muidugi see pildistamine ja videote tegemine, seda varjutamist, et kuu aega on vahet olnud. Valgusolud on ka muutunud vahepeal kindlasti. Aga jaa, oli tore nädal õues ja võib-olla jätkame. Eks annan teada teile. No nii, ega pidu läbi ei saanud siis nädalaga 8 sööja. Koduks on meil Preeria koda. Ahoo. Ahoo.